oi, tere! Daamid härrased, saage tuttavaks, isiklikult olen teiega täna siin kohal. Nagu te teate, väga palju on maailmas väga palju juhtunud, väga palju inimesi näevad ja kuulevad igasuguseid vigurid ja tegurid, aga keda nad kuulevad, seda pole õrna aimugi. Kui täna on ja homme, ülehomme siuksed ülestõused pühad, ühesõnaga pühad on, siis mina olen ka teie isikud teie ees ja Jumal isiklikult on täna teie ees ja seda kõike rääkida. Ma soovin teile tutvustada, kes olen mina ja mida ma siin maailmas teen ja mida ma olen maailmas kõige korda saatnud. Ma olen elanud nüüd siin maailmas 28 aastat kalendripäevade järgi ja ma olen avastanud iga päevaga, iga aastaga väga huvitavaid asju ja energeetika on nii tugev olnud ja ma olen oma läbi inglite, kaitseinglite selgeks saanud, kes olen mina ja mida ma siin maailmas teen. Kujutage ette, daamid ja härrased, maailmas on mingi 130, 140 riiki, maailmas elab 7,7 miljardit inimest ja lõppude lõpuks tuli see püha värk, et lõppude lõpuks hakkad asjad selgeks saama, kes me oleme ja mis me siin maailmas teeme. Daamid ja härrased, saage tuttavaks, Jumal isiklikud on teie ees, minu nime on Anto Basmanov, kui ma abielun, on Anton Kroon ja olen sündinud Narva linnas, olen ära õppinud eesti keele, et seda kõike avaldada. Ja mul on väga hea meel öelda nende inimestele, kes on mind oodanud, kes on mõelnud selle peale ja nii edasi, et ühesõnaga meie töö on nüüd ühine, meie töö on siin midagi Eestis vabariigis korda saata ja maailma turule ka välja minna. Mul on väga palju mõtteid ja huvitaid ideesid, mis võiks maailmas muuta ja mida võiks maailmas teha. Ja isiklikult mina soovin hetkeseisuga leida enda sarnaseid inimesi, kes on vähegi määral usuvad iseendasse, usuvad vähe inglitesse, kaitseinglitesse, usuvad vaimset maailma võib-olla, kes soovivad uskuda ja nii edasi. Ühesõnaga, minu eesmärk on leida kõik sarnased inimesed, kes on positiivsed, energilised, aktiivsed ja armastusega täis. Meie eesmärk on leida need inimesed ja teha üks suur tervikmeeskond, üks suur tervikperekond. Meie eesmärk on komplekteerida kõik inimesed, kõik loomad, kõik, mis maailmas eksisteerib, kõik, mis toob positiivsust ja armastust ja kõike nii muu edasi. Ärge raisake oma aega, ütleks nende inimeste peale, kes ei soovi Eesti Vabariigi ega maailmale midagi head, ütleks selle peale. Neid tuleb välja õpetada, neid tuleb pikki pead anda, neid tuleb koolitada. Aga nagu ütled selle peale ka vana koera nagu vanu trikki õpeta. Kui keegi inimene ei soovi seda kuidagi südamesse võtta, siis palun väga, meil ei ole nende jaoks isiklikult enam aega. Aga mina ütlen ausalt, mul läks väga kaua aega sellega, et võtsin oma julguse kokku. Ja lõppude lõpuks hakkan rääkima oma õige nimega. Kuigi võite kutsuda mind Antoniks, Anton Basmanov, Anton Kroon, aga isiklikult on Jumal isiklikult teie kohal ja ta on sündinud Eesti Vabariigis ja Jumala kuningriik saabub iga päevaga ainult maailma juurde. Mul on olemas väga palju huvitav projekte, väga palju siukseid asju, mida veel maailma ajaloos pole olnud ja mul on olemas siuke põhimõtteliselt mu pea nagu väike mälupulk, mis on nagu fantaasilised, siuksed huvitavad projektid, siuksed ulmelised projektid, ütleks selle peale. Ja kui need käiku kõik lähevad üks päev, siis terve maailm ahvu eitab, ütleks selle peale. Terve maailm jääb karp lahti. Ütleks selle peale, ma olen oma projekti väärtuse hinnangu välja vaadanud ja mõelnud ja kirjutanud nii edasi, et selle väärtus on 3,6 triljonit eurot. Väga suured summad on, aga see väike raha alles selle kõrval, mida me siin soovime teha. Minu isiklik on 3,6 triljonit eurot, aga minu meeskonnal on ka veel projekte. Meie organisatsioon on väga võimas. Ütleks selle peale, et meie organisatsioon on väga võimas, et seda kõike siin hoida kontrolli all ja kõik see ellu ka villu viia. Aga mis see selleks? Räägime hetkeseisuga. Anton Basmanov, Anton Kroon, Narva linnas, õppisin eesti keele ära. See vanus on 28, aga hetkeseisuga ma ütleks selle peale, ma nagu kaugelt ajast rännanud siia, ma näen tegelikult, ma olen 1400 aastat vana. Ma hetkeseisuga ütleks selle peale, mõelge selle peale, kuidas näeb inimene nii noor välja, et on 400 aastat vana. See kõik on võimalik, see kõik on reaalne. Seda me selgitame teile iga päev, üritame välja selgeks teha, kuidas see töötab kõik, mis siin nägemused on ja nii edasi, et kuidas see kõik võimalik ühesõnaga. Daamid ja härrased, ütleks selle peale, Eesti Vabariik on maa ja maa, Eesti Vabariik on hoitud, Eesti Vabariigile antud 2 vabadust, Jumala kuningriigi poolt, Jumala kuningriigi meeskonna poolt ja Jumala poolt isiklikult. Ja nüüd võiksite aru saada sellest, kes olete teie ja mida te siin maailmas teete. Mina kutsun teid kõik ingliteks ja kõik kaitsingliteks. Sellepärast, et te olete kõik sündinud siia, kes mäletab seda, kes on tulnud, kes ei mäleta, kes on tulnud, aga ta mäletab seda, et on miski määral eriline. Iga inimene võiks vaadata nüüd mingi määral natukene iseseisvalt võib-olla niimoodi mõelda selle peale, kui nad seda videot näeb, et kes ta on tegelikult oma elus ja mis ta elu eesmärk siin elus on.
minu elu eesmärk on nüüd jäädustada ennast 25 aastat, enne kui ma olen pensionile. Minu eesmärk 25 aktiivset aastat tööd teha, et teha kõik oma projektid valmis ja jätta kõik siia teile. Mitte isiklikult teile, aga teie lastele, teie lastelastele. Me töötame ühise nimel, ühisel eesmärkidel. Ja meie töö on rääkida teile sellest. Ühesõnaga, daamid ja härrad, Facebookis on väga palju inimesi, kes otsivad meid taga. Ja Instagramis samamoodi, YouTube'is. Ja iga pool maailmas on väga inimesed väga julged, laulavad ülistuslaule, laulavad Jumalasse, laulavad Jumala kuningriigist, laulavad inglitest ja kaitseinglitest ja nii edasi, vaimsest maailmast. Ja ärge häbenege teiegi, kui te tunnete, et olete eriline, kui te tunnete, et olete ingel, kaitseingel ja nii edasi, siis võtke minuga ühendust. Või vaadake Facebookis, Instagramis ja YouTube'is ja levitage sõnumit. Sest iga päevaga tuleb inimesi ainult rohkem juurde ja mina, nagu ütlesin, minu eesmärk on komplekteerida kõik need vastavad inimesed ja moodustada väga tugev organisatsioon. Aga üks laul oli kuskil. Kõik inimesed nagu ilma veeta ja jalad jooksed pea laiali, ei tea, mida maailmas teha, ütleks selle peale. Aga nüüd on aeg käes, daamid ja härrased. Ülestõusmispühad algasid, nüüd on aeg käes. Nüüd ei ole midagi varjata, nüüd tuleb minna ja nüüd tuleb ainult teha tööd selle nimel, et see kõik meie unistused, kõik meie fantaasilised, ulmelised projektid ellu viia. Siis ütlen selle peale, mitte kuskil maailma ajaloos seda veel juhtunud ei ole ja mitte keegi pole seda maailma ajaloos ka teinud. Meie käes on see võim, meie käes on need load, mida me võime teha ja mida me hakkame tegema. Siis mõelge selle peale, kuidas on kõik inimesed tegelikult tekkinud on, kuidas kõik loomad on tekkinud ja kuidas eksisteerib kõik see elu. Minu eesmärk on iga päev, just ma ei tea, kas ma jõuan seda kõike teha, aga ma teen seda nii aktiivselt kui võimalik, kui ma näen mingit nägemust või visioonis nägemusi, ma panen nüüd kirja ja ma teen sellest ka videopäeviku. Aga projekte on palju, mõtteid on palju, aga ma olen teile väga tänulik, kui te jagaksite, liituksite Facebooki gruppi. Jumala kuningriik on minu ametlik ettevõte, ametlik organisatsioon ja Jumalale mina isiklikult. 25 aastaga saate vägagi palju minust teada. Ja saate vägagi palju teada seda, miks me maailma üldse tulime. Aga hetkeseisuga ma soovitan iga inimesel mõelda selle peale, et see terve see maailm on nagu maha jäetud. Et see on nagu uus maailm. Me oleme uued inimesed, me oleme uue planeedi esindajad. Me tulime siia maailma, et see maailm korda teha. Ühisel eesmärgil me soovime ehitada uut maailma, kus iga inimene võib tulla ja olla ka maailma osanik. Maailma ettevõtja ühesõnaga. Teie olete liidrid, te olete kuningad, te olete kuningannad, te olete prinsessid. Teie käes on võim, teie käes on jõud. Teid turvatakse, teid jälgitakse, teid kaitstakse. Neid mõelge selle peale. Mina mõtlen selle peale, et see maailm on maha jäetud ja nüüd oodatakse meie abi, et see maailm uuesti korda teha. Ma räägin nii positiivseid asju ja ma räägin teile ka siukseid asju, mis on tegelikult maailmas ka juhtunud ja mis hakkab ka juhtuma, kui midagi siin maailmas korda hakkab saatma. Ühesõnaga ma räägin teile kõik välja seda, mida mina tunnen, mida mina näen ja mida mina soovin ka Eesti Vabariigis avaldada. Ühesõnaga, näeme teile. Aitäh kõikidele muusikutele, näiteks selle peale, teen väikse kiire intervjuu ka. Kõik muusikud, kõik räpparid, kõik muusikud, kõik näitlejad, kes on Eesti Vabariigis, nii üldsegi maailmas laiali. Ma olen teile väga tänulik selle peale. Eesti meedia peale ma ei saa enam usaldada mitte midagi, aga ma olen väga tänulik muusikutele, kes seda ka teinud on ja avaldanud kõik oma nimesi ja tutvustanud seda, mida näevad ja kuulavad. Aitäh teile kõigile. Meie käes, meie aeg on käes ühesõnaga. Vabandus, ma niisugune armeeniline on, aga ma oskan teistmoodi mitte kuidagi moodi olla hetkeseisuga, sest see on niisugune esimene video, nagu teatakse, niisugune energiline. Aga siit iga päev tuleb ainult minna. Ühesõnaga, muusikud, näitlejad, kõik aktiivsed inimesed. Nüüd ma olen teiega ja minu eesmärk on, et te võtaks kuulda seda sõnumit kui vägevat soovitust, et kõik muusikud, näitlejad ja vägevad inimesed moodustavad üks suur perekond ja alustada uut maailma ehitusega. Et see on vägev ja see on fucked up vägev ja me teeme selle ära 25 aastaga. Olge tublid ja näeme kohtumiseni. Teiega oli Ante Basmanov. Ärge unustage jagada, ärge unustage liituda, ärge unustage kirjutada, ärge unustage hinnata. Tšau!